Tere, mina olen Karolin ja olen hetkel sõitmas Riiga doktor Solomatini silmakliinikusse laseroperatsiooni tegema. Ma filmin kogu oma seda kogemust, et saaks seda teiega jagada. Kui teil peaks olema küsimusi või täpselt ei saa aru, kuidas see protsess välja näeb, siis läbi minu kindlasti pilt teil selgineb. Et minuga on kaasas siis Markus, kes minu eest hoolitseb. Tegelikult, kuidas see protsess siis välja näeb, et praegu me sõidamegi Riiga, kus siis silmakliinik on meile broneerinud hotelli, tegelikult ka transport on neil organiseeritud. Seal võtavad meid vastu kliiniku esindajad ja tänane eesmärk on siis minna silmakontrolli. Seal vaadatakse, kas kõik on okei, kas kõik on operatsiooniks sobilik. Kui kõik läheb hästi, siis homme peaksin saama operatsioonile. Saime toa numbri kätte, oleme vist 6. korrusel. Ise põhimõtteliselt kõik tegema ei pidanud, et toast on juba kohustatud, kõik on korras, auto on pargitud ja nüüd lähme vaatame toega üle. Oleme vist jõudnud kohale, kui ma oleks tulnud Lux Express bussiga, siis ta olekski meid otse siia ette toonud. Ehk siis siin ongi Radissoni hotell kohe ja siis olekski kõndinud siia. Me oleme Tallink hotellis, vaatasime kaardi pealt, et siit on kuskilt paarsada meetrit tulla. Tulime jala siia, mingit probleeme ka raskusi leidmisega polnud, et lähme vaatame sisse ka. Lähen nii palju ära, et enne kui ma üldse selle aja siia valin, siis mul küsiti mingi täiendavat informatsiooni, näiteks mingisugust silmade miinust, mida ma kasutan, kas prilli või lähed. Kõik see eelinfo on nagu ära antud, et see ei ole niimoodi, et ma tahan tulla operatsioonile, ma panen ajakirja ja ma ostan sisse, et ikka nad küsivad nagu silmade kohta küsimusi ka. Oh my god, kui palju lõpust. Tulime siis siia, täitsin ankeedi ära. Siin on üsna süke, 15 inimest on siin äkki, isegi 20. Aga täitsin ankeedi ära, ootasin kuskil 2 minutit maks. Meile anti kaasa süke väike eestikeelne kaust, kus oli siis kirjas kohad, kus on Riigas käib, mingid restoranid, siis informatsioon kliendile, kes tahab siis teha seda silmaoperatsiooni. Mis siin veel oli? Seal oli igasuguseid asju. Kaart oli, Riia kaart oli. Ja põhimõtteliselt mind kutsuti uuringut. See, mida kõrva taha panna, on kindlasti see, et olgugi, et siin kõik brošüürid on eesti keeles ka, eesti, inglise ja läti keeles, siis vene keeles. Aga selles mõttes, et ma tunnen, et oleks kasulikum kindlasti, kui mul oleks keegi kaasas, kes oskab vene keelt. Nii sain kõikides kontrollides käidud, need oli siis kokku 3, et kokku külastasin 3 erinevat arsti. See uuring, kus mul läks pea kõige kauem, selles Markus ka minuga kaasas käis, see naisterahvas oskas päris hästi inglise keelt, et teised 2 arsti olid nagu niimoodi, enam-vähem. Aga igastahes, mis siis nüüd selgus, oli see, et mind lubatakse operatsioonile, aga teine asi on see, et homse toimumise ajal toimub see hoopiski tunni aja pärast. Ehk siis meil on vist klientuuri päris palju hetkel ja nad ei jõua kuidagi oma asjadega vist valmis ja kutsutigi tund aega teil aega, saate käia söömas. Vaatasime, et siin täpselt 100 meetrit eemal on Liido ja siia, väga hea. Ja siis läheme tagasi. Mis ma siis tegema pean, on see, et ma pean kõik oma meigi maha võtma. Pärast operatsiooni samuti 10 päeva silmameti kanda ei tohi mitte midagi, et siis te näete mind juba pimedamas. Aga see on üks head isu.
tere! Oleme tagasi hotellis, et sai siis operatsioon tehtud. Enne opile minekut anti 2 rohtu, üks oli rahusti, teine oli valuvaigisti. Siis kuskil pool tundi said neid mõjuda, siis läksime, põhimõtteliselt see operatsioon ja need uuringud ei olnud samas majas. Kindlasime trepist alla kuskile läbi hoovi ja sinna, kus siis tehti operatsiooni. Seal eesruumis oli kuskil 4-5 istusime. Seal räägiti veel, meile anti siuke kotike kaasa, mida me peame siis endale pärast oppi tilgutama. Põhimõtteliselt ongi see, et täna iga tunni aja tagant kõigepealt lasen endale ühtesi tilkasi ja siis veel teisi tunni aja tagant. Läheb nii kaua, kui magama jään. Põhimõtteliselt hetkel ma silma üldse lahti teha ei saa, nagu selline tunne nagu, ma ei tea, mul minust oleks autoga üle sõidetud, et tõesti väga-väga ebamugav on. Et see protseduur ise oli minu jaoks ka ebamugav, ütlen ausalt. Et selle protseduuri pikkus sõltubki oma silma miinusest, mul on see -4 ja järelikult see protseduur oli minu jaoks pikem, et terve selle protseduuri aja hoiti siis masinaga sul silma lahti, sa pidid vaatama ühte punkti või täppi. Aga no õnneks on see läbi, et korra seal veel istusin ka pärast operatsiooni. Põhimõtteliselt tehti operatsioon ära, kõndisid omal jalal tagasi sinna ooteruumi, istusid seal kuskil 15 minutit. Läksid arsti kabinetti, ta vaatas silmad korra üle, homme kell 10 uuesti kontrolli. Loodetavasti siis on nagu hästi, et täna peaks ka see kõige raskem hetk olema, et kus ma tõesti 2-3 tundi tohi arvutit vaadata, telekat vaadata, aga omal jalal tulime sealt tagasi ka ja loodame, et homme saab juba silmad lahti teha. Markus just ütles, et ma olen ennast veits ära maganud, aga tegelikult mul silmad paistes, et kui ta mulle neid tilkasid laseb ka, siis ma üritan laseb ühe tilga mõlemasse silma, ma üritan silmad kinni panna ja paremale vasakule neid kinnisilmi keerata, et nad siis kogu silmale jõuaks, aga siis ma tunnen ka, et mu silmalihas on tegelikult valus. Et mingit vatti ikkagi on saanud, aga võrreldes eilsega nagu öö ja päev. Et tõesti eile pärast oppi 2-3 tundi oligi nagu kõige jõhkrem aeg, vähemalt minu jaoks. Et nagu ma ütlesin ka, et ma veits seal opil natukene vist läksin paanikasse. Et hotelli tagasi tulles ka tund aega olid täiesti silmad kinni või 1,5 absoluutselt lahti teha ei saanud. Väga kuidagi kõrvetav tunne oli, kuigi otseselt see on nagu valu, siis ma olin kõigele ülitundlik. Aga jällegi, et see on ainult minu kogemus, et ma nägin seal oli väga palju inimesi, seal oli kuskil, siis me ühel ajal mingil hetkel ooteruumis niimoodi, et seal oli 8 eestlast äkki vähemalt. Ja ma nägin nagu 4, kes sealt tagasi tuli. Kõik tulid niimoodi tagasi, nagu nad oleks WC-s käinud. Nad ei teinud teist nagu ka, jah, kõik ütlesid, et udune on, aga istusid maha. Nojah, ma lähen siis, natuke kogusid ennast ja arst rääkis neile ära, et mis nad siis tegema peavad ja astusid koju. Et mul on selline tunne, et nagu mina olin see kõige nõrgem lüli sealt, et nagu mul oleks natuke liiga tehtud, aga tegelikult jah, et inimesed võtsid seda nagu väga-väga hästi. Kui meil mingid küsimusi tekiks, siis meil on nagu antud kaasa informatsioon patsiendile. Markus on väga hea doktor Markus. Highlightis kõik tähtsad kohad ära, et mis siis tegema peab, et midagi ei jääks juhuse küsimusega. Kui ma nägemisest rääkida, siis juba eile mingi hetk, kui ma sain silmad lahti teha, ma tundsin, et ma nagu näen ja ma nagu ei näga. Et see -4 oli ikka päris suur miinus, et põhimõtteliselt nagu udukogusid ainult näha.
aga eile ma siin Markus vaatas natuke telekat ja siis, kui ma korra vaatasin telekal, on see kell, et ma ei näeks elu sees seda muidu oma miinusega sealt voodist, aga vaatasin mingi hetk, oot, ma nagu midagi seal, mingid numbrid juba näen. Et praegu on ka nägemine on siuke enam-vähem, et ma näen kindlasti paremini, kui ma nägin enne, et mul ei ole mitte midagi silmas, ma ei kasuta absoluutselt prille, et ta on siuke udune ja ta nagu ei ole udune, aga täpselt niimoodi ongi öeldud, et ta võibki olla. Et ma ei tea, kui läätsega tunnevad ära selle hetke, kus vahepeal nagu sa tunned, et sul on lääts paigast ära läinud ja siis sa näed nagu ühe silmaga normaalselt ja teisega mitte normaalselt, siis mul ongi hetkel see tunne. Aga jah, nüüd me lähme sööma ja siis me lähme kontrolli. Mina väga loodan, et see kontroll on korre. Which one you can tell here? Don't press, so just put in front of me and both eyes opened. Which one? I can see them all, I guess. Last one also, yeah? Name, please. Down, up, right, left and down. Perfect, okay, let's... Tulime siis õhtustama täna natuke pidulikumalt. Tulime Riviera restorani. Saime just pearaad kätte. Õigemini minu oma, isegi Eerro. Et see on mereni restoran. Markus proovib põhimõtteliselt esimest korda niimoodi pearaana süüa krevette. Et see on temale ka uus kogemus. Aga mina olen väga rahul, et ma tulin just Riiga. Just Markusega arutasime ka, et huvitav, et kas inimesed mõtleksid, et kas on nagu väärt sõita Tallinnast Riiga selle jaoks, et teha silmaoperatsioon. Sest et ongi, et see eeluuring on mõned tunnid, siis sul on vaba aeg, operatsioon peaks olema järgmine päev, siis sul on vaba aeg. Et mul on nüüd operatsioonist möödas natukene rohkem kui 24 tundi, üks sööpäev ja mitte midagi ei takista minu tegemisi. Mul on isegi vahepeal selline tunne, et varsti koju, et peaks läätsed silmast ära võtma, kuna ma ei taha neid kunagi väga kaua aega pikalt kanda. Et praegu mõtlengi, et märkasin ju kell 8 üles ja nüüd nad on mul siis üle 12 tunni olnud. Aga ei, igastahes hakkame nüüd sööma ja homme viimane kontroll, siis saame juba Tallinna poole sõitma hakata. Head isu! Tere! Käes on pühapäev ja minu operatsioonist on möödas 3 päeva. Jõudsime eile tagasi Tallinna ja nüüd ma siis võtan oma kogemuse lühidalt kokku. Kõige tähtsam küsimus ongi see, et kas ma jäin oma käiguga rahule. Jah, absoluutselt. Et tõesti see on väga mugavaks tehtud. Broneerimine on eesti keeles, meilivahetus eesti keeles. Kui tekib lisaküsimusi, siis kodulehel on Eesti kontakttelefon olemas, kus saab siis nõu ja mis iganes küsimustele vastuseid. Kõik broneeritakse sinu eest ära, et transport, ööbimine, need ei valmista nagu mingisuguseid muresid. Et tõesti, ma soovitan neile, kellel on mõtteis see teekond ette võtta, et vaadake, uurige doktor Salamatini kodulehte ja võrrelge näiteks hindu sealse kliiniku vahel ja näiteks Eesti mingite kliinikute vahel, et ma usun, et see hinnavahe positiivselt üllatab teid. Aga kvaliteedis ma olen küll väga rahul, et ma ei tunne, et seal on kuidagi mingid järeleandmisi tehtud. Praegu on siis minu ülesanne oma silmade eest hoolt kanda, tilgutada silmatilkasid, nii nagu arstid on öelnud, vältida sauna, ujumist, 30 päeva jooksul kanda siis väljas päikseprille. Et kui ma olen nüüd selle 6 aega ilusti reegleid järginud, siis ma arvan, et tuleb see tõeline nautimisaeg, et saangi käia veekeskuses ja see on tõesti üks asi, mida ma väga-väga ootan. Et homme juba ma naasen oma tavalise töörutiini juurde. Hetkel küll ma ei usu, et see kuidagi peaks mu elu segama, mu tööd segama, et neljapäeval läksin Riiga operatsioonile, homme lähen tööle tagasi ja prillilde või läätseteta. Nii et
nii et kes tahab sama tunnet kogeda, siis soovitan soojalt.